Ilusat päeva, armas valgusolend ja tere tulemast Valguse kanalile. Ja mina olen endiselt Kaia-Liisa Reinut. Ja täna me räägime ühest vaatenurgast. Võib-olla sinu jaoks teistsugusest vaatenurgast. Võib-olla sinu jaoks just sellest vaatenurgast, nagu sa asju näed. Nimelt, kui sa mõistad, et me kõik oleme allika osad või Jumala osad, ükskõik kes kuidas nimetab, siis sa hakkad nägema inimesi ja elu nii, nagu mina näiteks seda näen. Sa näed üldjuhul inimeste parimat, eriti seda, mis on nende endi eest varjatud. Sa näed alati päikest horisondil tõusmas ja usud, et veel on lootust. Sa vaatad tagasi ja mõistad, et kõigel on põhjus. Mina olen seda teadnud lapsest alates, väga väiksest lapsest alates. Ja sa mõistad, et kuna sa armastad ühte inimest näiteks, siis sa armastad ka kõiki inimesi omal viisil. Ja see on hinge seisukohalt vaadatuna. On seda võimalik teha. Kui sa mõistuse tasandilt vaatad, siis tõenäoliselt mitte. Ja see teadmine tegelikult toob rahu, mida sa otsid. See on tohutu vabadus, ma võin teile öelda. See on avatud süda, mille kaudu voolab allika juhatus. Ja just selles ruumis, kus sul on süda avatud kõige ja kõigi armastamiseks ja tänulikkuseks, luuakse sinu kõrgemat hüve. Ja siis see sihtkoht, mida sa tulevikus näed, võib-olla oma vaimusilmas, tuleb vääramatu jõuga. See on alati seal olnud. Sina lihtsalt muutud selliseks, nagu sa pididki olema, kui sa sinna jõuad. Ja nii tuleb ka küllus, sest sa oled töö ära teinud. Sest küllus on tegelikult armastuse väljendus. Ja sellepärast soovitus võib olla ära leierdatud. Aga ikkagi, ole see, kes sa tegelikult oled, mitte see, keda maailm ütleb, et sa peaksid olema. Ja see on tõeline vabadus, kui sa oled täielikult vaba hirmust teiste arvamuse ja hinnangute ees. Ma ei saa öelda seda, et ma olen seda alati 100%. Aga ma olen võib-olla 95%, ma arvan. Ja see on tõeliselt tõeline vabadus. Aitäh sulle. Ilusat päeva.